praegu on meid siin koos 4 põlvkonda. Ära. No peale sõja, jah? Jaa. Peale sõja, jah? Jaa. Peale sõja, jah, tulid siis siia ja siis peale sõja olid need koloosid, jah? Ja läksin juba koloosi ja sealt tööd tegema ja olid kanade peal ja kanade peal ja lüpsin lehmi ja lehmi lüpsid jah, siin ka lehmi lüpsid, jah. Raske aeg oli siis ju. Ja kanu söötsin ja mune sõin ja jumal sinuga. No, mis veel? Mis veel vaja? Hobustega künnud, hobustega kõik asjad ära teinud. Aadi oli vahepeal sõjas. No sõjas oli ja sina siis tegelesid majapidamisega ja nende hobustega ja... Hobustega, kurat, oli ma taas ka vahel. Jah, räägi. Läksin heina niitma, metsaäärne tükk oli, kus ristikein pääl. Võtsin hobused, et masinaga tuleb maha niita juba, aeg on nii kauge. Et niidan nad masinaga maha. Nagu ma niitma läksin, tuli metsast suur mesilase par hobustele kallale. Hobused hakkasid rabelema nii üks ühe küljest teise külge. Rabelsevad lõpud viskasid mõlemad pikali maha masina ette. Võt, ole nüüd mees ja kakku nad sealt ülesse. Ja siis ülesse ma kakkusin nad sealt ikka ja siis panin uuesti masina ette jälle ja lassin edasi. Oma ristiku põllu maha. Õhta mõni kella 10 lõpetasin töö, kell 11 ma sain kodu nii. Aga siis ma võtsin ruttu oma käsitöö kätte. Ma seda ei jätnud kunagi tegemata. Võtsin ja tegin nii palju, kui ma jälle mõistsin ja jõudsin ja noh, ei tahtnud, visasin ära ja käetasisid ära ja võtsin jälle midagi teist tööd. Võt niimoodi käisi minu elu. Aga käsitöö oli mul ikka pealmine töö, kui ma vaheaega oli mul. Hakkasin tegema, korra arutasin ka ja jälle tegin nii kaua tegin, kui see kamps on mul praegu siin olemas. Noh, tuli meile külla ja ajasime juttu ja niimoodi mitu korda ja tuligi ja saigi sõbraks. Ja saigi sõbraks, midagi on. Ja siis otsustasite abielluda ja koos elada? Jah, kõik oli korras. Ja mees oli ka talb ei olnud ja sõbralik igate pidi ja ei mäleta õieti seda.